Tere, ilusat laupäeva. Ja kuna ma õhtul lugesin saa ja laupäev on selline päev, kus tahaks puhata ja praegu on mul vaba aeg, siis ma mõtlesin, et ma loen natuke ette. Et meie teema on siis nüüd 3. haiguse keel ja vaatame, mis see räägib siis meile. Nii, keha räägib meiega sümptomite kaudu. Sümptomid teatavad meile oma iseloomu, mõjuga või muutustega, mida meilt nõuavad ja miski on toimumas, Sõna sümptom tuleb kreeka keelest. Syn tähendab koos ja piptein kukkuma langema. Teiste sõnadega häireid, probleeme ja konflikte võib puhjuda päevi, kuid või isegi aastaid, enne kui viimaks leiad aset kokkulangemine ja tekib sümptom. Pöörates tähelepanu sümptomi ajaloole ja mõjule, avastame sügavamaid ja peenemaid põhjusi, milles peitub alati meie tervenemise võti. Selleks peame tundma oma keha meele keelt, sest nii nagu meie kõneviis on ainulaadne, on ka igal kehal oma väljendusvahendid. Näiteks võib tunne, et me ei saa toetust, mida nii väga vajame, või rõhuv vastutuse koorem avalduda kas seljahädadena või probleemidena põlvedes, pahkluudes, raskust kandvates liigestes. Igaühel meist on see erinev. Oma kehameele avastamine tähendab kuulama õppimist, kuidas keha suhtleb. Christine Evans kirjutab, ma püüan ennast lihtsalt tähele panna, ilma arvustamata. Ma märkan, et tunnen end õnnetuna, kui mu ekskallim helistab. Ma märkan, et muutun kurvaks, kui masseeritakse mu selja alaosa. Ma märkan piirkonda abaluude vahel, mis hakkab valutama, kui olen väsinud või pingeseisundis. Ma märkan, et iiveldustunne, öökimine ja oksendamine on seotud sellega, et ma ei taha tunnistada oma tõelisi tundeid ega usu, et mul on õigus igasugustele tunnetele, millised need ka poleks. Kui füüsiline sümptom on tavaliselt häirunud tasakaalu esimene tundemärk, siis seos psüühika ja emotsioonidega pole alati ilmne. Tegelikult näib sageli, et füüsiline probleem kutsub esile psüühilise emotsionaalse reaktsiooni, mitte ei tulene ise sellest. Põhjalikumal uurimisel saavad vastastikku läbi põimunud seosed selgemaks. Nii, ja Barbara Hermann räägib loo, kuidas tal diagnoositi ajukasvaja. Ma kaalusin, mis oli enne, kas mõte, mul on närvid läbi või füüsiline närvienergia kaotus kasvaja tõttu. Algul arvasin, et minu kartlik ellusuhtumine on füüsilise puude tagajärg. Mu füüsiline seisund oli nii otseses kui ka ülekantud tähenduses jõuetuks tegev kogemus. Nüüd näen, et tänu oma füüsilisele seisundile tajusin teadvustamata emotsioone ja hirme, mis olid minus olemas. See võimaldas mul näha, kui kartlik olin kogu aeg olnud. Sümptom pole kunagi isoleeritud, ta on seotud minevikuga, sest on tekkinud eelnenud sündmustest ja olukordadest. Ta on seotud olevikuga, sest mõjutab meid praegu ja tal on prognoosi kaudu konkreetne mõju tulevikule. Samuti peegeldab ta meie olemuse kõiki teisi osi ja on nendega seotud. Kuhjunud trauma. Sümptomeid uurides võime avastada, et mõni neist on pärit üsna kaugest minevikust. Üks esimesi kohti, kust otsida, on 2–24 kuu pikkune periood enne nende avaldumist. Küllalt sage tuleb ette, et teaduslike meetodite abil on võimalik mõjutada haigusi füüsilisi aspekte. Võta endale veidi aega ja mõtle järele, kas oled üle elanud mõne emotsionaalse trauma. Võib-olla alustasid sinu lapsed iseseisvat elu ja sa tundsid end seetõttu üksildase ja tarbetuna. Võib-olla suri üks sinu vanematest või mõni lähedane sugulane
Võib-olla tuli ette perekonnatüli. Samuti võib probleem olla seotud sinu tööga, näiteks suurenenud nõudmistega või puudujääkidega töö ohutuses. Aga võib-olla oled tegelikult igatsenud teha midagi hoopis muud, kuid kartnud muutusi ning tundnud seesmiselt, nagu oleksid surnud. Sa pead kaaluma, mil määral sa tegelikult oma sisemisi reaktsioone tunnistad ja nendega tegeled. Asi ei ole lihtsalt selles, et märkad sündmust ja kleebid talle külge sildi. Sa pead keskenduma selle sündmusega seotud sügavamatele tunnetele. Kui sa heidad pilgu möödunud kuudele ja aastatele, võid avastada, et probleem ulatub tegelikult tagasi palju kaugemale, näiteks lapsepõlve. Lapsed peidavad kergesti segadust tekitavaid, hirmutavaid ja õnnetuid tundeid alateadvusesse, et nad ei peaks tegelema reaalse valuga. Sümptomid on võimalus, mis aitab meil kontakti saada oma peidetud tunnetega. Nad on alateadvuse sõnumi toojad. Minevikutraumade äratundmine muudab meid erksaks selles suhtes, mida me tundsime, kuid täielikult ei tunnistanud. Sügavamad tunded, mis iial väljendust ei leidnud, hirm ja ärevus, mis jäid meie sisse. Sümptom viib meid tunnete juurde. Kontakti saavutamine tunnetega avab ukse tervenemise juurde. Järgnev lõik kirjeldab, mis toimub Shelley'ga. Mind ahistati lapsena. Mu isa vägistas mind vähemalt kord nädalas. Kui tema käest pääsesin, hakkasin jooma. Olin alkohoolikuna õnnelik. Mul läks hästi. Aastad tiksuti üksteise järel mööda, kuni sain isalt kirja, kus ta palus minult kokkusaamist. 2 nädalat hiljem pidutsesin kõvasti, tegin autoga avarii ja sattusin haiglasse. Olin halvatud ja mulle öeldi, et võib-olla ei hakka ma enam kunagi käima. Haiglas viibimine kainestas mind. See oli kõige raskem. Tundeid polnud kuskile peita. Pärast seda hakkasin mõtlema, et mulle on antud uus võimalus. Mõistsin oma keha sõnumit. Endises suunas minu jaoks teed ei ole ja aeg uuesti alustada ja kusagil sisimas teadsin, et mu vaagnaluu on elutu seetõttu, et ma ei taha tunda kõiki tundeid, mis seal vaagnas on. Kõiki neid seksuaalseid mälestusi. Ja ma teadsin, et kui tahan jälle kõndima hakata, pean need mälestused sealt kätte saama. Ning nii hakkasin ma oma isale andestama. Seda ma tegingi. Päevast päeva, nädalast nädalasse. Lõpuks lahkusin haiglast omal jalal. Nüüd olen tantsuõpetaja. On võimalik elada aastaid, eitades oma tundeid ja kinnitades endale nagu teisedki, et kõik on hästi. Nende tunnete väljakaevamine võib tunduda võimatuna. Meil võib olla mõne sündmuse suhtes isegi mäluauk. Niisugusel juhul võib aidata, kui küsime mõned perekonnaliikmed või lähedaselt sõbrad, kas nemad mäletavad seda, arutada sündmus läbi ja vaadata, kas mõni neist kõrvale lükatud sündmustest on meid mõjutanud. Eitamine on meele kaitsemehhanism. Peidetud tunnete väljatoomine on oluline samm tervenemise teel. Me võime probleemi jaoks rohtu leida, kuid iseenda tervendamine nõuab julgust ja ausust. See tähendab objektiivset ja selget pilku, mitte niivõrd väliste sündmuste, kuivõrd tookordsete tunnete suhtes. Milliseid tundeid me ignoreerime, naeruväärseks teeme ja ebaoluliseks pidasime, mille jaoks meil aega ei jätkunud, millised erinevad killud moodustasid lõpuks selle sümptomi. Keele dešifreerimine. Oluline võti sümptomite uurimisel on haige kehaosa funktsioon, sest sümptomi psüühiline või emotsionaalne põhjus on tavaliselt seotud kahjustatud kehaosa funktsiooniga. Püüa uurida keha, seda osa, mis sulle muret teeb. Kuidas sa seda kasutad? Mida see osa sinu kehast teeb? Milline on tema osa kogu terviku funktsioneerimisel? Kuidas on keha, selle osa funktsioon seotud sinu elus toimuvaga? Näiteks võimaldavad põlved meil kõndida, joosta
Graatsiliselt ja sujuvalt tantsida, kükitada ja ennast sirgu ajada. Põlvitamine on kõrgemale jõule või võimule alistumine. See on akt, alandlikkuse akt. Vanasõna, uhkus tuleb enne langust. Näitab, kuidas kõrkus ehk alandlikkuse puudumine muudab meid kangekaelseks ja jäigaks. Me ei liigu enam endise sujuvusega ja komistame või kukume, kui põlved oma paindlikkuse kaotavad. Põlved kannavad ka keharaskust ja iga kord, kui me põlvi painutame, kannavad nad seda raskust katki minemata. Kui nad aga katki lähevad, siis sellepärast, et raskus on muutunud talumatuks või on tegemist psüühilise survega. Nagu vastava kehaosa funktsiooni, nii peame uurima ka haiguse või probleemi olemust. Kas on tegemist lihaspinge või luumurruga, nakkuse või muu haigusega, närvidega seotud probleemiga, seedehäirega või vere halva koostisega. Kõigil neil on erinev tähendus. Nakkus tähendab näiteks, et miski väljastpoolt on sind mõjutanud, tekitades palaviku või nohu või põletiku. See tähendab, et miski on pääsenud sinu sisemusse ja tekitanud seal häireolukorra. Sa reageerid sellele unetavaks, kuumaks, põletikuliseks muutumisega. See kõik sümboliseerib viha ja väljendamata emotsioone, mis sinu sees on kuhjunud. Meie ümber on kogu aeg miljoneid pisikuid, mis on nüüd sinu immuunsüsteemi nõrgestanud. Kas sul on olnud ülemäärane stress? Kas sa tunned ennast eriti haavatav? Oled masenduses, üksildane või vihane? Mis sind nii sügavalt mõjutab? Kui sul on kurk valus ja raske neelata, siis küsi endalt, mida sul on nii raske vastu võtta? Mis teeb sind õnnetuks või mida on sul raske väljendada? Kui sa ei saa pead painutada või keerata, siis püüa leida koht, kus su mõtlemine on kinni jäänud, nii et sa ei suuda teise inimese seisukohta tunnistada. Kui su kuulmine on halvenenud, siis sellepärast, et sa ei kuula iial kedagi või on tegemist millegagi, mida sa ei taha kuulda. Kui su silmad lähevad uduseks või sa ei näe hästi, siis küsi endalt, kas sind kohustab see, mis su elus ees seisab? Kas see kohutab sind, mis su elus ees seisab? Või oled näinud liiga palju ja tunned vajadust need pildid välja lülitada? Kui su rinnakorv raputab valus köha, siis küsi, kas sul on vaja millestki lahti saada, midagi jagada, teistele rääkida? Või võtad sa endasse midagi, mis sind närviliseks teeb ja ärritab? Kui sul on välja löönud sügelev lööve, siis küsi, kas sind on äkki keegi või miski sedavõrd pahandanud, et see on sulle sõna-sõnalt naha vahele pugenud. Kui su jalad külmetavad, siis kardad võib-olla edasi liikuda. Kui sul on seedehäired, siis on ehk veel midagi peale toidu, mis sind tõsiselt rööpast välja viib või närib miski sind sisimas. Kas sa seedisid kõik korralikult läbi või neelasid tervelt alla? Kui sul kuskilt valutab, siis on sul vahest valus kellegi või millegi pärast. Kas üksildus tekitab valu? Kui sa saad haiget, teeb äkki keegi või miski sulle haiget või teed sa ise endale haiget? Jenny Britton meenutab ühte klienti, kes tuli tema juurde massaaži seljahädaga, millel oli ilmselgelt emotsionaalne põhjus. David tuli massaaži, kurtes valu selja alaosa vasakul. Kui hakkasin tema selga masseerima, jutustas ta mulle, kuidas ta oli äsja tühistanud pulmad, mis pidid toimuma 2 kuu pärast. Kirik oli juba reserveeritud, riided õmmeldud, temada ja mõrsja olid isegi koos maja ostnud. David ütles, et ta elaks hea meelega oma mõrsjaga niisama koos edasi, kuid mõrsja tahab pulmi või mitte midagi. Teda kuulates mõtlesin sellele, et vasakpool on seotud inimese naiseliku omadusega
ja siin jutustas David oma mõrsjast suhte lõppemisest. Selja alaosa on seotud ka suhete ja endale maailmas koha leidmisega. David astus enda heaolu nimel sammu edasi ja see ei olnud kerge. Selles oli suur hulk emotsionaalset piina. Tema seljavalu oli seotud ka Vaagna piirkonnaga. Vaagen on piirkond, kus me iseenda eest seisame. David rääkis, et elas enne koos emaga ja oli otse ema juurest kolinud pruudi juurde. Massaaži lõppedes mõistis ta, kui väga vajab paikada iseenda jaoks ja tal on vaja hakata iseenda eest hoolitsema, oma jalgadel seisma. Sümptomid võivad olla vaevu märgatavad, tabamatud, määratlematud. Sel juhul võivad sõnad, mida sa kasutad nende sümptomite kirjeldamiseks, anda olulisi vihjeid edasijõudmiseks. Küsi endalt, millisena see sümptom sinu sees sulle tundub. Kas ta on kuum, külm, kõva, pehme? Kui sul tõmbub lihas krampi, siis millisena see kramp tundub? Kas need sõnad kirjeldavad pingul olekut ja piiratust sinu elus? Kas sa tunned tugeva peavalu korral, et keegi sind elus justkui taoks või kihutad sa iseennast tagant? Kas sind tõugatakse ja tõmmatakse? Kas sul on tunne, et sa ei taha edasi liikuda, vaid eelistad paigalseisu või ei taha sa oma sisimaid tundeid väljendada? Milline on selle kehaosa temperatuur? Mis värvi see on? Kas temperatuur ja värv iseloomustavad sinu sisimaid tundeid? Proovi minna valutava kehaosa sisse. Mis tunne on olla tuikav, valutav pea? Mis tunne on olla jäik liiges või haavanditega magu? Mis tunne on sinu ninal, kui ta on nohune? Abi on oma sisemiste tunnete kirjeldamisest ning vaatamisest, milliseid sõnu oled kasutanud. Kas need sõnad kirjeldavad tegelikult sinu psüühilist ja emotsionaalset seisundit? Kas sa tahaksid oma tegemistest tagasi tõmbuda, kui artriit tekitab tunde, nagu tõmbaks miski seestpoolt sinu kätt tagasi? Kas tunned end hüpiknukuna, keda keegi tõmbab ja lükkab? Millisena sinu haigus sulle näib? Millised on selle iseloomulikud jooned? Selle peatüki lõpus on harjutus, mis aitab sul nendele küsimustele vastuse leida. Vaatan kohe, kas see on siin nüüd see. Nii, lisahüved. Nii nagu me jälgime oma sümptomite ajalugu ja tausta, võime uurida ka võimalikku tulu, mida haigus saab meile pakkuda. See võib tunduda pöörasena. Päris kindlasti ei taha keegi haige olla ega saa haigusest kasu lõigata. Siiski pole haigus alati ainult negatiivne kogemus. Haigus juhib meie tähelepanu mujale. Ta kustutab kõik teised probleemid. Me keskendume oma energia kindlalt iseendale, keskendame. Ühelt poolt võib see teha palju head, sest annab meile võimaluse triviaalsest ja ebavajalikust loobuda. Ülearused probleemid pühitakse minema ning sõklad tuules meile jääb ainult meie põhiolemus ja moraal. Me ei võta kõike enam kui kingitust. Elu muutub väga hinnaliseks, sest ta tundub hapra ja ebapüsivana. Kui me suudame täielikult siseneda sellesse seisundisse, avab haigus meie südamed ja seob meid sellega, mis on tõeliselt tähtis, meie tegelike eelistustega. Kuid sagedamini keskendume me haiguse aspektidele. Aga mis on enne, kui kas haige inimene voodis, kes tunneb end abituna, kasutu ja tarbetuna või inimene, kes tunneb, et teda ei tunnustata või kes on ebakompetentsuse tõttu vallandatud, seejärel haigeks jäänud. Kas haigus kahjustab sinu eneseväärikust? Haigus võib anda sulle loa vältida keerukaid situatsioone, loobuda kohustustest,
Kas sinu seisund juhib sind kõrvale muude olukordadega tegelemisest? Kas see annab sulle võimaluse tundeid vältida, millega ei lase sümptomid sul tegeleda? Migreen päästab meid teiste ees esinemisest või äiaämma külastamisest. Jalalumurd lükkab edasi pulmad. Gripp tähendab nädalat voodis. Herpes aga hoiab ära intiimse läheduse. Kuidas muudavad haigus ja probleemid sinu olukorda? Kas sa saad nendest kasu? Haigena võime tunda end erilise, erineva, isegi tähtsana. Kui lapsed on haiged, siis jagab ema neile tavaliselt rohkem tähelepanu ja armastust kui muidu. Kas täiskasvanu jaoks on midagi teisiti? Kas sinu haigus on alateadlik karje armastuse järele? Kas sa pingutad, et püüda ise hakkama saada ja teistele mitte koormaks olla? Või ootad sa neile midagi rääkimata, et nad märkaksid ise, mida sul vaja on? Haigus sisustab meie päevi ja on pidevaks jututeemaks. Küsi kelleltki, kuidas tal läheb ja sa saad vastuseks pika loetelu kaebustest, arstide juures käimisest, proovidest, medikamentidest ja on väga mugav siis lohutust leida. See muuta meid haigusest sõltuvaks, et saada nii vajalikku toetust. Kas sa tunned end tähtsama ja armastusväärsemana, kui sul on midagi viga? Kas sa oleksid ka ilma haiguseta sama armastusväärne? Kas sa hoiad armastusega oma armsatest, lähedastest inimestest kinni või takistad ülejäänuid liiga lähedale tulemast? Ausaid suhteid ei ole kerge hoida. Läks midagi sassi. Lõps tuli. Läksin raamatule natuke peale. Nii. Ausaid suhteid ei ole kerge hoida. Liiga sageli tõmbume tagasi oma eraldatud minasse ning peame vaikselt võitlust oma soovidega. Kas sa kartsid kedagi kaotada? Lapsed ja isegi vanemad inimesed kasutavad haigust sageli tähelepanu saamiseks. Kui sageli on sinu lapsel ootamatult tõusnud kõrge palavik? Võib-olla tunned sa kerget rahuldust, kui sinu isemeelne partner peab jääma koju sinu eest hoolitsema. Võib-olla on haigus andnud teile mõlemale võimaluse lähedasemaks saada ja rohkem armastust üles näidata. Haigus võib tulla sellest, et me ei meeldi endale ja tunneme häbi. Kas sügaval sinu sees pesitseb süütunne, mis sind aeglaselt närib? Kas oled teinud midagi, mis tundub sulle halva ja häbiväärsena? Kas haigus on karistus sulle halva teo eest? Kas sulle tundub võimatu olla terve? Mõnikord võib näida, et elus on liiga palju stressi, et sellega üldse toime tulla. Haigus võib anda sulle viisaka taganemistee, nii et sa ei pea silmitsi seisma oma suurte ootustega ja teiste nõudmistega. Kui haigus on tekkinud stressi tõttu, siis miks sa kihutad ennast tagant? Kas sa püüad kellelegi midagi tõestada, oma vanematele, või tahad sa tõepoolest minema pääseda, midagi vältida? Kas sa varjad haiguse taha hirmu ebaõnnestumise ees? Kas sa oled kaotanud endast lugupidamise? Kui me jääme haigeks, loobume tulevikku kontrollimast. See peab mõnda aega ise hakkama saama. On paus. Aeg hinge tõmmata ja ennast taas sisse lülitada. Aeg meelde tuletada, kes ma tegelikult oleme. Haigus laseb meil teha asju, mida me muidu ei saa endale lubada. Näiteks maalida või kirjutada. Ta laseb meil mõtiskleda iseenda eest hoolitseda, õppida ja asju ümber hinnata. Viisil, mis varem poleks võimalikuks osutunud. Ma annan meile võimaluse ennast tundma õppida. Sellest on suur kasu. Nii, ja siinkohal ma jätan katki, sest järgmisena tulevad laste haigused, õnnetusjuhtumid, sümptomid tähendavad muutust. Et aina põnevamaks läheb. Et jätan siin katki ja
mul on täna selline huvitav päev, et ma otsustasin, ma olen ammu mõelnud, et ma teen endale lillelambi. Ma näitan kohe. Ma olen ammu mõelnud, et mulle meeldivad need lillelambid ja nüüd ma käisin nagu taaskasutuses ja ma leidsin sellise ägeda lambi, katkise lambi ja siia ma teen siis sellise lillelambi ja siis käisingi, ostsin neid krepppabereid ja hakkan tooma, et mu sõbranna siin teeb neid ja kui häpe on, eks ta mind abistab, aga ma arvan, et ma ei jää häppe, et sellised toonid, et hakkan tegema ja siis vahepeal näitan teile, kuidas mul läinud. Aga seniks teile kõikidele ilusat laupäeva ja ma arvan, et me kohtume alles esmaspäeval. Ilusat päeva!